Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Täna siis jälle sellises pisikese loengu vormis, inshallah, ma räägin mõnest asjast, mis on just nüüd Ramadani järel tähtsad, sest Ramadani kuu, mis nüüd läbi sai, et see ei peaks olema niimoodi, et nüüd Ramadan saab läbi ja kõik need head teod, millega me alhamdulillah harjusime, on see siis näiteks paastumine, Koraani lugemine, palvetamine, sellised asjad, et see kõik ei pea nüüd ära kaduma pärast Ramadani lõppu, aga osa sellest võiks ka alles jääda. Et me Ramadani kuu on nagu selline enda treenimise kuu, et me harjutame, me püüame rohkem teha tegusid, Jumala teenimise tegusid, kõike seda, mis on Allahile meelepärane. Ja me võiks ka jätkata vähemalt osadega neist tegudest. Muidugi me ei pea iga päev paastuma, me ei pea iga öösel palvetama, näiteks ütleme nagu oli Taravihi palves, aga mõned asjad võiksid jääda. Sellest tahaksin natukene rääkida, et me ei kaotaks kogu seda vaeva ja kogu seda pingutust, mis me Ramadani ajal tegime, et me kõike seda ära ei kaotaks. Ja Ramadan võiks olla tegelikult ka selline kuu, et kus me saame iga aasta, kui Ramadan on, saame natukene paremaks, teeme natukene rohkem tegusid, saame Jumalale lähemale ja et me iga aasta järjest saaksime paremaks. Mitte niimoodi, et Ramadani alguses me alustame, alhamdulillah, me teeme rohkem tegusid, jõuame Ramadani lõpuks siia ja siis Ramadan saab läbi ja kõik kaovad, kõik kukume alla ja kaovad need head teod ära. Et see on loomulik, et okei, et me Ramadani lõpus näiteks jõuame kuhugi kõrgele, et natukene ikka nagu langema on ja see on normaalne, aga mitte nagu siis täitsa alla, et me järgmine aasta siis jälle järgmisel Ramadanil jälle saame natukene kõrgemale, järje saame natukene Allahile lähemale, natuke saame jälle rohkem tehtud neid tegusid, mis on talle meelepärased. Ja üks nendest tegudest, mis on Allahile meelepärane, on paastumine ka väljaspool Ramadani, et praegu on ju ka Shawwali kuu, ja Prohvet sallallahu alaihi wasallam on öelnud ka selle kohta, et kes paastub Ramadani kuu ja paastub Shawwali kuust 6 päeva, siis on ta justkui paastunud terve aasta. Et ta saab selle tasu Jumalat justkui oleks terve aasta jooksul paastunud. Et see 6 päeva, ma loodan, et me suudame selle paastuda. See ei ole nii keeruline, eriti nüüd, kui me oleme juba Ramadani paastuga harjunud, me terve kuu paastusime, alhamdulillah. Nüüd see 6 päeva see otsa teha ei ole niivõrd keeruline, aga selle tasu on jällegi hästi suur. Ja samuti Abu Huraira radiyallahu anhu, üks prohveti kaaslastest, on edastanud prohvetilt sallallahu alaihi wasallam, et ta ütles, et teod näidatakse Allahile esmaspäeviti ja neljapäeviti. Ja mulle meeldib, kui minu tegusid näidatakse Allahile siis, kui ma paastun. Et prohvet Muhammadil sallallahu alaihi wasallam oli ka kombeks esmaspäeviti ja neljapäeviti paastuda. Ja jällegi, me ei pruugi suuta näiteks iga esmaspäev, iga neljapäev paastuda ka vahepeal. Näiteks, et kas isegi 2-3 päeva iga kuu, näiteks üks neljapäev, mingisugune esmaspäev, et kuidas me ise tunneme ja suudame. Et see on ka hästi soovituslik. Ja tegelikult ka on soovitatav paastuda 3 päeva iga kuu. Et ükskõik mis kuu on, praegu meil Shawwal on soovituslik 6 päeva, aga järgmistel kuudel 3 päeva iga kuu siis paastuda. Ja seda on edastanud Abu Huraira radiyallahu anhu, prohveti kaaslaste hulgast üks, kes ütles siis, et minu lähedane sõber, ta pidas silmas siis prohvetit sallallahu alaihi wasallam, õpetas mulle või soovitas mul teha 3 asja. Ja üks asi, mida ta selle hulgas mainis, on paastuda iga kuu 3 päeva. Et 3 päeva iga kuu on siis ka soovituslik, et neid soovituslikke paaste ongi erinevad, on siis esmaspäev, neljapäev, iga kuu 3 päeva. Ja kui me otsustame paastuda näiteks iga kuu 3 päeva, siis on soovituslik teha seda kuu keskel. Araabi keeles on selle nimetus ayyam al-bid, tähendab valgeid päevi.
ja mida selle all mõeldakse, et islamis on ju kuukalender ja kuu keskel on täiskuu. Ehk siis need on nagu need valged päevad on ju, et kus on nagu hästi palju valgust öösiti ka, kui on täiskuu. Et nendel päevadel on soovituslik paastuda ja selle kohta on ka konkreetselt öelnud prohvet Jumala sõnumid sallallahu alaihi wasallam. Ta ütles, et kui sa paastud, ta andis siis nõu ühele oma kaaslastest Abu Dharrile radiallahu anhu, ja ta ütles, et kui sa paastud mingi osa kuust, siis paastu 13., 14. ja 15. Ehk siis päeval ja täpselt ja. Aga siin me peaksime just silmas pidama seda, et kuukalendris käib jutt on ju. Mitte, et on näiteks aprillis või mais on ju 14, 13, 14, 15. Aga just nagu need islamikuud on ju Shawwal, tuleb Dhul-Qaeda ja noh, hea kui me püüame ka elada moslemina ka natukene selle kuukalendri järgi. Vähemalt oma religioossete asjadega on ju. Muidugi siin me järgime tavalist kalendrit, kõik kasutavad on ju seda päikesekalendrit, meie samamoodi kõik ütleme õpingud, mingisugused koosolekud, kõik asjad lepitakse ikka kokku selle kalendri järgi, aga me võiksime moslemitena tunda ka natukene kuukalendrit. Ja paastumisega, et nii palju kui me suudame, et võib-olla mõni esmaspäev, mõni neljapäev, võib-olla kolm päeva mingil iga kuu. Järgmine asi on palvetamine. Et Ramadani ajal, alhamdulillah, on ju tarawihi palvused on ju õhtuti. Ja siis vahepeal on võib-olla, kes suudab on palvetanud seda qiyami ehk ööpalvust enne siis fajrit, enne koidikut. Et nendega on samamoodi, et me oleme harjunud juba seda tegema natukene rohkem Ramadani ajal ja nüüd on meil lihtsam ka jätkata, et mitte jällegi, et me sama palju võib-olla teeme, aga võib-olla mõni sunnapalvus näiteks. Näiteks üks hästi tähtis sunnapalvus, et mida me võiksime lisada alati igal päeval nendele kohustuslikule 5 palvusele, on need 2 raka'at enne siis seda fajri palvust. Ja selle kohta on prohvet sallallahu alaihi wasallam öelnud, et raka'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Ja mis see tähendab on see, et need 2 raka'at siis seda enne fajri palvust on parem kui see maailm ja kõik, mis selles on. Et kui näiteks kellelgi on hästi suured rikkused selles maailmas, et tal on mingisugune, ma ei tea, 3-4 miljoni eurone villa, tal on igasugused luksusautod, aga kui ta näiteks seda palvust ei palveta ja sina palvetad seda, siis järelikult tegelikult sinul on rohkem. Et me vahepeal mõtleme ainult nagu selles materiaalses maailmas, aga nagu selles mõttes nagu see on nagu parem, nagu et see 2 raka'at enne seda fajrit on parem kui terve maailma kõik, mis selles on. Et see 2 raka'at ja mis see võtab meil mingi 2, 3, 4 minutit, et see on parem kui kogu maailma rikkused kokku. Ja samamoodi näiteks on witri palvus, mida soovitatakse palvetada, mis on hästi nagu selline rõhutatud sunna, et osad nagu õpetlased peavad teda lausa kohustuslikuks, aga korrektne, et ta on nagu selline rõhutatud hästi tähtis sunna palvus. Ja see on siis, mida palvetatakse tavaliselt pärast seda Isha palvust. Kõige parem on seda muidugi teha enne koidikut öösel, aga ka pärast Isha palvust näiteks. Tavaliselt palvetatakse sellest 3 raka'at ja selle kohta on prohvet sallallahu alaihi wasallam öelnud, et o Koraani rahvas, palvetage witri palvust, sest Allah on üks ja talle meeldib kõik, mis on paaritu. Või talle meeldib see, mis on paaritu. Mida see tähendab, et witr on ka tavaliselt 3 raka'at. Näiteks kui palvetatakse ööpalv, siis vahepeal tehakse lõppu sinna 1 raka. See on õhtul pärast seda Isha palvust. Et ta on nagu tavaliselt 3 raka'at, aga võib teha, kui näiteks inimene palvetab näiteks ööpalvust ja ta näiteks kardab, et koidik hakkab saabuma, siis ta teeb näiteks ainult ühe raka sinna otsa. Et kõik nagu asjad, mis on paaritud, et see meeldib Allahile, kuna Allah on ka 1 on ju, 1 on paaritu arv. Et sellepärast ka siis on see witr 1 või 3 näiteks raka'at. Järgmine asi on Koraan, et Ramadani ajal me ka Koraani lugesime natukene rohkem, püüdsime lugeda. Et jällegi siin me peaksime ka püüdma teha nii, et me ei jätaks seda Koraani siis täiesti hooletusse, paneme ta kuhugi kõrgele riiulile, on ju. Ja siis järgmine Ramadan pühime tolmu pealt või
puhume tolmu pealt Koraanilt, et päris nii ei peaks olema. Et püüame vähemalt natukene kas või üks lehekülg päevas. Ja hea on, kui me loeme sinna kõrvale ka näiteks tähendust, on ju, et me lihtsalt ei loeks ainult seda araabia keelest, kui me näiteks ka araabia keelt ei oska lugeda, siis me loeme lihtsalt seda tähendust, on ju, on see eesti keeles, inglise keeles, vene keeles, ükskõik mis keeles, aga et me natukene hoiaksime seda sidet Koraaniga ka väljaspool Ramadani. Ja võib-olla kõige tähtsam tegelikult, need on sellised teod, mida me võime kõik on ju püüda teha, aga kõige tähtsam on ikkagi Ramadani ajal see, et miks üldse Ramadani paastumine kohustuslikuks tehti, kui Allah ütleb Koraanis, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ja see viimane osa, see لعلكم تتقون, see on kogu see põhjus üldse, miks me paastame, miks üldse Ramadani ajal paastumine kohustuslikuks tehtud. Et see värst tähendab, et teie, kes te olete uskunud, et teil on tehtud kohustuslikuks, teil on ette määratud paastumine, nii nagu on see tehtud kohustuslikuks neile, kes olid enne teid, et te võiksite saada jumalakartlikeks. Et te võiksite saavutada selle jumalakartlikkuse, selle taqwa on siis araabia keeles see sõna jumalakartlikkus või vagadus. Et see on, mida me tegelikult võiksime saavutada, et pärast Ramadani, et me oleksime natukene paremad, et me oleksime natukene jumalakartlikumad, et me oleksime ettevaatlikud selle osas, et näiteks mida me vaatame, mida me kuulame, et mida me üldse teeme, et isegi siis näiteks, eriti siis, kui me oleme näiteks üksinda, et me mõtleme, et okei, et meil on Ramadani kuu just, kas ma sain siis jumalakartlikumaks, kas ma tõesti siis olen nüüd natukene lähemal Allahile, kas ma tõesti nagu olen ka parem moslen pärast seda Ramadani, peaksime püüdma seda hoida. Ja selle alla käib näiteks ka, eriti nüüd on ju ilmad lähevad paremaks, varsti tuleb suvi, et siis on eriti tähtis järgida seda värssi, et kus Allah ütleb, et kullil mu'minina yaruddu min abasarihim wa yahfadhu furujahum. Mis tähendab, et ütle usklikele meestele, et nad alandaksid oma pilke ja et nad kaitseksid oma siis intiimkehaosi või siis oma genitaale, mis tähendab nagu seda, et alandaksid pilke, et see tähendab, et me ei vaataks seda, mis meil ei ole lubatud vaadata. Ja olenemata sellest, kas me kõnnime tänaval kuskil või mis meil kuskil telefonis ette tuleb, peaksime olema hästi ettevaatlikud selle osas. Et alandaksime pilke, see ei tähenda, et me käime nüüd tänava peal niimoodi ringi pealangus, aga me käime ikkagi niimoodi pea püsti ringi, aga kui me näeme kuskil, meile tuleb keegi vastu, kes on väga nagu väheste riietega, ütleme suvisel ajal eriti, et me pöörame pilgu ära, et me ei jää teda niimoodi jõllitama. Et kui me korraks niimoodi näeme, okei, me registreerime ära, et keegi on niimoodi, pöörame pilgu ära, see esimene pilk, see ei ole tahtlik, on ju. Aga see ei tähenda, et me niimoodi pead pööraksime tagasi selle konas, et me peaksime püüdma nagu saavutada seda taqvat, seda jumalakartlikkust. Ja siis see teine osa sellest, وَيَحْفَثُوا فُرُوجَهُمْ, see tähendab siis nagu kaitske või hoidke siis oma intiimkehaasi, oma genitaale, tähendab ühelt poolt siis seda, et me ei näitaks seda teistele ja et me ei teeks sellega mingeid nagu ebaseaduslikke tegusid, et me ei teeks midagi, mis on keelatud meil teha nende intiimkehaosadega. Ja nüüd see, et ärge näidake neid teistele, et siis seda ka nagu siin mõni võib tõlgendada siin seda, et okei, et meil on vaata Eestis on ju saunas käiakse igas pool, ütleme tihti peale alasti, riietusruumides ütleme, vahetatakse ujulates näiteks või kuskil spordiklubides, tihti peale käiakse näiteks duši all on ühine avatud duš on ju, käiakse mehed on omavahel koos ja naised on omavahel koos duši all, et see on nagu siin kultuuris normaalne. Ja siis mõni võib seda tõlgendada ka siin nagu, et okei, et ma räägin nagu umbes midagi sellist, mis ma ei tea, et on kuidagi Eesti kultuuriga vastuolus, aga lõpuks nagu siis, kui me igat nagu sellist asja nagu hakkame mõtlema, siis varsti me ei saagi üldse nagu midagi rääkida islami kohta või Koraanis ja sunnas. Et sellised asjad näiteks on konkreetselt, mille suhtes me ei saa teha ka kompromisse ja mina isiklikult ka leia, et see kuidagi siis Eesti kultuuriga ka otseselt vastuolu läheb, et meil on ikkagi teatud kindlad reeglid ja paljud ka eestlased tegelikult nad ei tunne mugavalt, kui nad peavad kuskil võõra inimese ees ennast niimoodi alasti võtma duširuumis või kuskil riietusruumis.
ja see samamoodi, siin see värss oli, on ju, et ütle usklikele meestele, aga sama värss tuleb pärast seda värssi tuleb teine värss, mis ütleb, et ka naistele sama asja, et kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Et samamoodi ka naistele, et tihtipeale alati räägitakse, et mehed, ärge vaadake naisi ja pöörake oma pilk alla, aga samamoodi käib see ka naistele, kui ringi käiakse, et kui jalutatakse kuskil väljas ja eriti nagu suvisel ajal on ja kuskil ranna lähedal näiteks, ütleme, et samamoodi on see värss ka mõeldud naistele. Et need on nagu mõned sellised asjad, millest me võiks siis kinni pidada, mille peale me võiksime mõelda, eriti nüüd, kui Ramadan on läbi, et kas me pärast seda Ramadani siis saime nagu midagi sellest ka juurde ülejäänud aastaks. Mitte, et siis Ramadani ajal me olime siis nagu paremad, tegime rohkem häid tegusid ja kaotame selle kõik ära, et ei, et Moslem peaks ka pärast Ramadani siis püüdma jätkata mõningate heade tegudega, võib-olla mõne sunnateo lisama oma elusse ja mis kõige tähtsam siis muidugi, et oleks see takva, et oleks see jumalakartlikkus ja ma palun Allahit, et aitaks meil kõigil saavutada seda takvat, seda jumalakartlikkust ja et aitaks meil hoida mõningaid neid häid tegusid ja jätkata mõningaid häid tegusid ka väljaspool Ramadani. Amiin.